Härra peaminister, Reinsalule ei jäta ma midagi, sõnastasite hiljuti oma rahanduspoliitilise maksiimi. Parafraseerin seda. Pärast mind tulgu või veeuputus. See on teie eelarve põhisõnum, tsiteerides Louis XV. Eelarve põhiprobleemid. Esiteks, igasuguse poliitilise käsitluse puudumine inflatsiooni pidurdamisest. Vastupidi, te suurendate inflatsioonilist survet. Eesti on teie valitsuse maksupoliitiliste otsuste tõttu Euroopa Liidu inflatsioonivedur. Ja seetõttu korraldame ka täna riiklikult tähtsa küsimusena inflatsiooniprobleemi arutelu. Inflatsiooni saab kiire mõjuga vähendada ennekõike kaudsete maksude koormuse pidurdamise ning valitsemiskulude vähendamisega. Eilsel valitsuse pressikonverentsil ja täna uhkeldasite te valitsemiskulude vähendamisega. Lõpetame ükskord selle inimestele näkku valetamise ja vaatame numbreid. Võrdlusalus on 24. aasta, kuna lubasite valitsemiskulude vähendamist juba selle aasta eelarves, baas. Valitsemiskulude definitsioon on teie enda valitsuse antud ehk palgakulud, majandamiskulud ja niinimetatud muud toetused. 24. aastal oli palga- ja majanduskulude maht eelarves 2,6 miljardit eurot. 26. aasta eelarves planeerite te 3,095 miljardit eurot ehk kasv 480 miljonit eurot. Kuidas on lugu muude toetustega? 24 aastal eelarve täitmine 4,3 miljardit, 26. aasta eelarves ette nähtud 5,7 miljardit eurot, kasv 1,4 miljardit eurot. Kui jätkame teie moel kärpimisega, muutub riik tulevikus maksejõuetuks. Lisaks sellesse aastasse tõstsite vaikselt valitsemiskulusid eelmisest aastast üle 418 miljoni. Teine vale on eelarvestrateegias sisustamata raha kuhjamine just 27. aasta valimiste järgsesse aega. Küsisin teilt selle kohta eile, kuid mingit arukat vastust ei saanud. Mõned näited. 28. aastal kavatsetakse mingit sisustamata vajaduspõhist toetusüsteemi, mis annab riigile väidetavalt RES-i vaates 200 miljonit tulu pärast valimisi. Teine asi on investeeringu revisjon, mis annaks tulu 100 miljonit eurot. Mis loomad need on? Vaikselt olete riigieelarvesse planeerinud ETS2 süsteemi jõustamise ehk sisuliselt uue mootorkütuste maksu eelarvestrateegias lausa 330 miljoni euro ulatusest. Jällegi panete tähele pärast valimisi. Haigekassa miinust näeb eelarvestrateegia ette 300 miljonit eurot. Pärast mind tulgu või veeuputus. Põhimõtteline probleem on võlakoormuse kasv. 23. aasta alla 8 miljardit eurot ligi 18 miljardi euroni 29. aasta lõpuks. Tegelikkuses on võlakoormuse kasv veelgi kiirem, kui vaadata õhku täis eelarvestrateegiat. Reformierakonna jutt korras riigi rahandusest on muutunud mõttetuseks. Eelarvenõukogu arvamusest eilsest ei jää eelarvest kivi peale. Ja eelarvenõukogu nendibki kiretult, et kavatsete kõik siseriiklikud eelarvereeglid tühistada ning sellega kaotab ka eelarvenõukogu mõtte, kuna ta peaks hindama eelarvereeglite täitmist. Pärast mind tulgu või veeuputus. Strateegiline probleem on see, et kõik jäetakse ootele. Seda olukorras, kus ettevõtluskeskkonna atraktiivsus on saanud süstemaatiliselt kahjustada. Ja selles olukorras jätkate lõputut raha kühveldamist rohepöörde projektidesse, mis ei ole ratsionaalne, arvestades valitsuse tekitatud segadust nii energeetikas kui rohepöörde ümber. Vajame pikemat rahanduspoliitilist vaadet kui 4 aastat, arvestades objektiivselt kaitsekulude püsiva finantseerimise vajadust. Kaitsekulude kasv on tarvilik ja siin me oleme ühel pool rindejoont. Oluline on taastada usaldus raha kasutamise korraldamises. Omaette asi on hookus-pookus numbrite ajatamisega. Kaitseväe juhataja sõjalise nõuande alusel tehtud Kaitseministeeriumi suvine arengukava nägi ette teistsugused rahastamisnumbrid, mis valitsuses transformeerusid 26.–27. aastaks kokku veerand miljardi euro ulatuses kaitsekulude edasilükkamiseks. Jällegi valimiste järgsesse aega. Eelarves on sees põhimõtteline rahanduspoliitiline pretsedent, mida pole varem teinud ükski Eesti valitsus. Valimislubadust täidetakse laenurahaga. Teete reklaame, palju inimestele jääb raha kätte. Tegelikkuses olete seda raha varem Eesti inimestelt ära võtnud käibemaksu, tulumaksu tõusu, hinnatõusu spiraali esilekutsumisega. Ainuüksi sel aastal kaotab keskmist palka teeniv inimene 1 kuu palga. Koomiline on reklaamida enda maksutõusu ärajätmist kui inimeste rahalist võitu. Sellise loogikaga saaks iga valitsus teha inimestest üleöö miljonärid, tõsta homseks makse ja ülehomme neid öelda jäävad maksutõusud ära.
Maksupoliitiline tõmblemine jätkub. Tõstsite juulis käibemaksu ja ajasite uuesti hinnad üles ega võtnud kahjuks kuulda Isamaa sisulist hoiatust. Automaksu osas lubasite veel kuud aega tagasi selle ärajätmist. Kuid inimesed said taas petta. Rahvastikukriisis on teil ainus vastus tuhandete odavtöötajate sissetoomises viimaste aastate sündimise kukkuvusega samas mahus. Pärast mind tulgu või veeuputus. Valitsuse eelarvet raamistab segadus riigieelarve enda ümber. See pole õigustehniline probleem. Tegemist on õiguskantsleri ja riigikontrolöri hinnangul põhiseaduse vastase olukorraga ning te kavatsete veelgi vähendada parlamendi kontrolli eelarvevahendite üle. See soodustab segadust eelarve juhtimises. Tuletan meelde, et läinud aastal jäi kasutamata 2,15 miljardit eurot. Eesti majandus seisab paigal. Teie prognoosi järgi pidi majandus sellel aastal kasvama 3,3%. Reaalsus on teise kvartali majanduskasv 0,9% ning sellest 2/3 sisalduvad mis? Tootjahindade maksud ehk majanduse reaalkasvu number on sisuliselt rajaneb formaalsel maksutõusude loogikal. Miks see nii on, härra peaminister? Miks te põhiindikaatoris ei ole olnud võimelised enda poliitilist eeldust realiseerima? Majandususaldus on madal nii ettevõtjate kui tarbijate jaoks. SEB suvise uuringu järgi üle poole inimestest kasutab äraelamiseks sääste. Teie tekitatud maksukaoses eelmisel aastal nägime, et Maailmapanga andmeil Eesti on Euroopa Liidu Läänemere riikidest ainuke, kus välisinvesteeringute netosissevool oli 3,5 miljardi euroga miinuses. Sel ajal näiteks Leedus, sama regiooni riigis, samas suuruses plussis. Miks see nii on? Juulis eelmisel aastal teatasite, et teete ettevõtte tulumaksu ajutiselt ja lisaks veel 2% tulumaksu ajutiselt ja käibemaksu 2% ajutiselt. Paar kuud hiljem teatasite, et muudate need maksud püsivaks. Nüüd jätate tulumaksu maksutõusu ära ja sellises segaduses, vaadates kogu seda 1,5 aastast keerlemist, vaatavad investorid, et ei usalda õigustatud seda ärikeskkonda. Uued maksutõusud seisavad ees. Oktoobris tuleb tasuda maamaksutõus, teine osa automaksust. Hea peaminister, riigile püsiva võlaspiraali tekitamine ei loo jõukust, see on petlik rahulolutunne. Sisuliste otsuste edasilükkamine muudab lahenduste leidmise lihtsalt ühiskonna jaoks raskemaks. Teie poliitikale on alternatiiv ja Isamaa esitab oma alternatiivse eelarve sellele riigieelarvele. Aitäh!